Ja ma olen täiesti veendunud selles ja igapäevaste sammudega me tõestame seda, et me oleme tuleviku erakond. Me oleme teistsugune erakond, kui tänasel poliitilisel maastikul erakonnad on. Me tahame vaadata ette, me tahame mõelda selle peale, missugune saab olema Eesti selles ülisuurte muutuste ajas, nii nagu teadlased täna ütlevad. Missugune saab olema poliitiline korraldus selleks? Me ei jookse kaasa kõikide vidinate ja mänguasjade ja toredate asjadega, mis tänases tehnoloogilises maailmas välja mõeldakse. Aga nagu 90ndate alguses tänu sellele, et me hüppasime jõuliselt üle mingitest aegadest ja võtsime maailmast kõige targemad lahendused, kõige põnevamad, kõige uuemad, kõige meile kasulikumad lahendused, tänu sellele Eesti on jõudnud nii kaugele, kui ta on jõudnud. Aga ka nendel aegadel siiski osad inimesed jäid sellest suurest mängust välja. Nad jäid taha, nad jäid maha, nad ei saanud kaasa minna selle kiire eluga, selle tehnoloogilise eluga. Nad ei tulnud, nad ei õppinud seda ära ja nad jäid natukene unustusse. Kui meile täna räägitakse ülisuurtest muutustest, siis ühe poliitilise erakonna üks põhieesmärke peaks olema see, et otsida kõige paremaid lahendusi, kuidas Eesti rahvas põlisrahvana ellu jääks selles möllus ja mitte maha ei jääks. Me räägime vaba konservatismist ja ütleme, et see on üks selline põlisrahva hea omadus. Ma ütleksin niimoodi, et tegelikult 90ndate alguses, kui Eesti tegi neid suuri muutusi, siis see periood tõepoolest kanti maailmavaadet ja ma võiks selgelt öelda, et see oli liberaalkonservatiivne maailmavaade. See hoidis ühest küljest jalgu maas, ei lasknud meid täiesti lendu lennata, hoidis meie rahvuslikkust ja sai sellest aru, mis on üks rahvusriik, aga teisest küljest noppis maailmast kõige targemaid ja kõige põnevamaid lahendusi, et sellega kogu Eestile kasu tuua. Nüüd 2000-ndal kahjuks poliitilisel maastikul juhtus selline suur pööre, et võimule said erakonnad, kelle peamine eesmärk oli võim võimu pärast. Ja see on see põhiline takistus. See on ka üks põhjus, miks Vabaerakond üldse sündis, et sellise mõttelaadi vastu võidelda. Me oleme täiesti veendunud, et ei ole sellist asja, et keegi tuleb ja ostab sinu hääle ära või keegi seob sind oma toiduahelasse. Et selline mõttelaad paralüseerib ühiskonna ja ei lase tal dünaamiliselt edasi areneda. Me leiame, et selleks, et tulevikku vaadata, me peame lõhkuma ära need parteilised toiduahelad ja selle, ütleme otse välja, väärastunud mõtlemise, et võim, see olen mina või partei, kes võimule saab, ütleb, et see riik, see olengi mina ja mina tean, kuidas siin asjad on ja teie olge seal vait või olge minu toiduahelas. Me ei taha sellist riiki. Me tahame ägedat, põnevat, aga samas ka põlisrahva väärtusi hoidvat riiki. Mis need põlisrahva väärtused on? Kunagi 17 aastat tagasi ma tegin, siis toona oli, mis ta siis nimi oligi, tänane EAS, aga mis ta Eesti välisinvesteeringute keskus või mingi selline asi, kes promos Eestit kui huvitavat ärikeskkonda. Ma pidin neile tegema videoklippi, mis siis tutvustab Eestit. Ja sellest videoklipis me näitasime, kui tore maa on Eesti, aga üks sümboolne kuvand mul
on siiamaani sügavalt sees ja minu arust see sümboliseerib nii vaba konservatismi, nii laiemalt kogu Eesti mõtet üldse ja võib-olla seda Eesti teed, mismoodi Eesti võiks edasi liikuda. Nimelt seal istus üks inimene metsas, kännu otsas, rebased lasid tagant mööda, tal oli sülearvuti ja ta suhtles maailmaga, tegi oma tööd seal selle kihvti looduskeskkonna keskel. Ehk et põlisrahva üks põhilisi väärtusi on oskus elada selles looduslikus keskkonnas, mis on Eesti üks jõuline ja tugev väärtus. Ja selline kuvand just nimelt võiks olla ka Vabaerakonna kuvand, et ühest küljest me hoiame neid põliseid väärtusi ja teisest küljest me oleme väga avatud ja võtame väga targalt talupoja tarkusega parimaid tarkusi endale sisse.